Tere hommikust, käes on kolmapäev, lotokolmapäev ja ilusat vlogi algust teile. Tänasega on siis niimoodi, et täna ja homme ma proovin midagi uut ja tänasel hommikul ma alustan siis sellega, et ma lähen pilatesesse. Mina ikkagi võtsin selle kogu venimise ja spagaadiga endale selleks aastaks üheks väga suureks eesmärgiks ja goaliks. Ja ma kavatsen selle ära teha, makske mis maksab, ma pean saavutama selle. Nii et ma üritan käia nii paljudes erinevates venitustrennides, kui ma saan. Ja siis leidsingi sellise koha nagu T7, kus on siis pilates. Nii et ma lähen sinna, Simona on ka seal. Ja siis mul niimoodi, et mul on nagu free time. Ma tahaks uskuda ja loota, et ma lähen jõusaali. Vaatab seda. Ja siis ma lähen free floss, teen seal kontorit ja kõike seda värki-särki. Ja siis õhtul meil on UV show. Väga piinlik, ma ei ole vloginud täna üldse. Ma ei käinud täna jõusaalis, sest et see pilates oli väga challenging ja väga palju jõudu. Ja siis ma olengi olnud siin tunnikesed siin flip-flopkeses. Valmis. Tehtud. Ma olen omadega kodus. Mul on selline pool make, pool mitte. Sest ma tahtsin poest üle pega ja ma ei tahtnud UV-maalingutega minna. Nii et jaa. Vot. Esinemine läks pigem hästi. Mingis kohas mul tekkis mingi lühis. We're getting there. Et iga kord on mingi uus asi, mis ma olen mingi wow, et ma ei ole kunagi sellele mõelnud või noh, ma ei tea. Aga ma tean, et see võtab aega natukene, et see programm oleks perfektne. Et ongi vaja praegu mingid niisugused murekohad üle vaadata ja siis jah. Aga muidu jälleks tore kolmapäevane esinemine, nii huvitav. Ja siis oligi see, et Siim küsis, et noh, et kuidas nädalavahetusel, siis mul on mingi issand, meil ei olegi nädalavahetusel ühtegi esinemist. Ja see on esimene kord üle, ma ei tea, mitme kuu, millal mul ei ole sellist asja. Tähendab, on või? Tegelikult ma ei tea, vist. Ma arvan küll. Et ikkagi viimased paar kuud on niimoodi olnud, et vähemalt reedel või laupäeval on ikkagi üks esinemine. Nüüd on jälle selline rahulikum aeg. Kui järgmedel on seest 2 UV-show'd nädalavahetusel. Nii et korralik. Kui te küsite, mis mu õhtused plaanid on, siis lepaseep, pesu pesama, süüa teha, YouTube video valmis panna monteerimiseks, vaadata üle oma gruppide tantsuvideod ja viimased, noh, mitte viimased, aga kommentaarid saata, sest eile tulid minu siis 2 tantsuvideot, mida ma ei ole veel saanud, ehk siis Stripi ja Showhipapi omad, mis me filmimispäeval tegime. Ja oh my god, kui me käisime nüüd täna seal, me käisime täna siis kuskil seal, mis on seal Rotermanni kõrval, see mingi arhitektuurimuuseum ja siis seal üleval oli niisugune ruum ja ma olin mingi siin saaks filmida tantsuvideosi. Nii et ma leidsin sealt kontakti. Ma siis homme kirjutan ja uurin hinda ja kõike. Aga no selles suhtes on tore käia esinemas, et sa leiadki selliseid uusi kohti, mille peale ma ei ole seal kunagi käinud ja siis ma olengi nagu, et geniaalne. Nii et kui neil on normaalne hind ja kõik, siis ma arvan, et väga tore oleks kevadel teha seal. Kell on kriminaalselt palju, kell on kohe 2 öösel ja ma olen ikka üleval ja mul on vaja hommikul vara. Mitte vara, aga nagu kiiremalt kui muidu olla juba kohtades. Aga 2 asja. Esiteks, minu Eesti Laulu püksid, need lillad, need Tallinn-Tolsi omad, olid juba kuid mingite imelike plekkidega koos. Ma panin igast pleki ja mul vahendid, ma olen neid nii palju kordi pesnud, ei tule maha, täitsa pekis. Ja nüüd täna ma olin mingi, proovime sapiseepi. See lihtsalt seisab mul, ma aeg-ajalt kasutan seda mingite plekkide eemaldamiseks, aga ma ei ole nagu milliski pärast nendel pükstel seda kasutanud ja ma ei tea. Ja need plekid, mis seal on olnud üle pool aasta kohe kindlasti, tulid maha. Nii et kui sa oled praegu täpselt, sa tead, sul on mingi lemmikbluus, lemmikpüksid, millel on mingid plekid, proovi sapiseepi. Niimoodi, et sa vaatad sapiseepi, hõõrud sisse, teed niimoodi ka, ja siis paned pesumasinisse, pesed ära ja siis nagu mitte käsitsi, aga nagu pesumasin peseb ära ja siis you welcome. Okay. Ma siin viimased päevad, tähendab viimased 3 päeva. Ma ei ole tegelikult vloginud, eks ju, aga mul on selline õhtune traditsioon tekkinud. Ma sain Free Flow'st sünnipäevaks sellise asja.
armastus iseendale õnnepäevik, eks ju. No kunagi mulle väga meeldis seda täita, aga siis mul on kiire, et ma ei viitsi ja üks väga mitte motiveeriv põhjus, miks ma üldse ei taha sellest asju teha, sellepärast, et mu käekiri on kohutav. Ja ma reaalselt olen mõelnud selle, et kui mul nagu kunagi peaks tulema väga suur isu, ma tahan minna niisugusele koolitusele, kus õpitakse käekirja. Sest mul on lihtsalt hästi ebastabiilne selline, et mul on mõttelist nii kiire, et ma tahan nagu ruttu. Ja siis mul on hästi ebastabiilne ja nagu üks täht on suurim kui teine ühesõnaga õudne. Ja mul on alati piinlik kirjutada mingitel avalikel üritustel või kuskidel nagu midagi, öeldakse, et panen oma nimi ja mingi vanuskirja või mida iganes, eks ju. Siis mul on alati nii piinlik, sest ma olen mingi ise niuke mimmu ja käekiri on selline õudne. Uužas! Ja siis ma nagu mingi päev vaatasin seda, ma olin mingi aga tegelikult see on päris tore asi, mida iga õhtu niimoodi täita, sest et siin on väga lühike osa iga õhtu on natuke erinev. Ehk siis sellest on põnev. Siis ma mõtlesin, et aeg-ajalt, kui mul on meeles, siis ma kajastaks teiega ka. Ma siin kirjutan, sest miks mitte. Nii, kirjutades 3 asja, mis sind täna õnnelikuks tegid. Uwe Show, Pilates ja minu kiisu Joosep. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Ma panin eile siia, ma armastan oma sõbrannasid. See on lihtsalt ilus mõte minu arust. Täna ma panen, ma armastan oma kassi, sest ma armastan teda nii väga. Mis on sinu suurim talent? Teate, mina arvan, et minu suurim talent ei ole tantsimine, vaid on see, et ma oskan näha igas asjas midagi head. Sest et see on väga raske asi, nagu väga raske omadus, mida omada, sest tihtipeale, kui juhtuvadki mingid väga negatiivsed olukorrad, siis väga lihtne minna sinna negatiivsesse energiasse. Et või kuidas ma seletan, et mulle meeldib mõelda nii, et igal asjal on oma positiivne pool või nagu everything happens for a reason ja ma üritan alati mõelda, et ma tahan olla selles positiivses meeleolus, et siis ma tõmban ka positiivsust. Nii et suurim talent ongi, et leida igas halvast midagi head. Kas see läheb? Okei, paneme. Nad lauselt mõtlesid siin, et ma panen mingi tegevuse. Ma võiksin jääba panna tantsimine, eks ju. Aga mul on arenguruumi. Ja ongi kõik 3 asja. Esimene, teine on alati sama ja siis 3 on erinev küsimus. Nii et väga põnev. Ja ma meelega, ma ei ole vaadanud seda, siis ma täitsingi ära. Siin on niisugune esimene lehekülg, kus oli kirjuta üles enda eesmärgid, siis ma siin on kirjas, et kuidas sa seda tegid. Ma tegelikult tegin seda oma YouTube videos, kui ma aastalõpu videot tegin. Ja siis siit läkski edasi. Nii et, väga põnev. Nii et ma lähen nüüd magama. Tere hommikust, käes on 4 päev. Minu hommik algab siis sellega, et ma lähen floatingusse. Mis see siis on see, et sa nagu hõljud selle mingi hästi soolase vee sees tund aega kuskil pimedas. Nii et ma ei tea, ma hommikul sain aru, et oota, aga äkki see vesi on külm. Ja mulle ei meeldi külm vesi absoluutselt. Nii et kuigi seal oli kirjas, et see on kehatemperatuurile vastav vesi, aga siiski, mul on vaja kuuma, mul on vaja 60 kraadi ja ühesõnaga. Ja siis ma lähen free flow'sse, mul on 2 eratundi ja siis mul on massaaž. Ja õhtul ma lähen girly hip-hopi. Panin siis hommikul kõrvaklapid laadima ja siis võtsin need ära ja vaatan, ikka karp on tühi. Nagu et selle pole ükski tuluke. Need kõrvaklapid on olnud mul 5 kuud ja ilmselt püsisid mul 5 aastat. Kuidas see võimalik on? Ma ei saa aru, lihtsalt ela. Võtke äge. Ma olen ennast nassinud sisse, sest mul on veel juuksed natuke märjad, aga issand, kui mõnus, et natuke sõna, et ma sõljun praegu minema siit. Et ma jõuan siis, ma auto on natuke väga kõndida, nii et ma siin ka jutustan. Ühesõnaga, see oli siis nii, et käisin pesus ära, siis ma panin sellised kõrvatropid ja ongi see, et ma kohe, et ma nägin, ma olin mingi pekki, et mul on see probleem, et mul lihtsalt püsi asjad kõrvas. Et need kummiga kõrvaklapid, eks ju. Ma ei saa kasutada nüüd. Nii, siis läksin sinna. Nii, kõigepealt oli see niisugune neonikas valgus.
läksin siis sinna vee sisse. See vesi oli suht nagu niimoodi, et ta ei olnud väga sügav. Et suht nagu pigem oli vähem vett. Hästi soolane oli ja hästi soe. Ehk siis nagu väga mõnus. Nii, ja siis läksin sisse ja alguses ütlesin seda aega harjuda. Sest nagu see on selline huvitav sensatsioon, et sa lihtsalt hõldud kuskil. Ja siis ta ütles ka mulle sõnu, et sportlastel kipub olema see, et pinge tekib kaela. Et kuna hästi palju on igast mingeid asju, et siis sinna tuleb siis esimene pinge ja tekkiski vahepeal. Et kuna sa hoiad terve aeg nii, et siis mingi hetk pead nagu, mingi hetk see vesi hakkab seda nagu lõdvestama. Ja, vot. Ja siis olin seal, tšillisin. Ja vot, siis mul olidki need kõrvakapid ära niimoodi ükshaaval. Ja siis ma, õnneks oli see, et kuna sa hulbid, siis ma hoidsin niimoodi kinni, siis ma hulpisin lihtsalt. Et selles suhtes, mida ma sain aru, on see, et vaata sa oled, mingil hetkel läks see valgustus kinni ja sa olid täis pimeduses, nagu kott pimedas. Nagu kui ma panin silmad kinni ja siis mõtled lahti, ma ei saanud aru, kas ma silmad kinni või lahti, sest et nagu nii pime oli. Sel hetkel ma sain aru, et vaata, ma olen seal nii jäppi ja veitsiksi. Et mul on väga küdustada, pubiseda, et ma olen nii harjunud müraga. Ma ju jään ka telekaga magama ja värkisvärgid, et ma ei oska olla enam vaikuses. Et minu jaoks on müra nauditav. Ma ei tea, kas see on hea või halb. Ma ütleks, et see on halb, et ma ei suuda vaikust nautida nii, nagu võiks. See on kindlasti mõttega mulle. Vot, aga muidu väga mõnus, nagu see koht oli nii mõnus, inimesed olid nii mõnusad ja nagu väga tore. Nüüd, kes soovib ka sama programmast, siis Pingeviskeskuses floating ja vaatasin, et seal on veel mingid teraapiatoad ja mingid asjad, et ma reaalselt pärast vaatan, mis seal veel pakutakse, sest tore on mingid üksed asjad, mis nagu lõgestavad sind. Sain korda, guess who's the bad bitch? Teate, ma pean ütlema, et see kogu asja andis mulle nii palju head energiat. Ma ei tea, kuidagi esiteks, praegu ma tegin ühe eraka, eks ju, ma olin eratunnis nii aktiivne, nagu kuidagi ma tundsin, et ma jõudsin nii palju rohkem. Kuidagi niisugune tunne, nagu ma keha oleks restarti teinud sõna otseses mõttes. Ja nagu ma tundsin, et mul on keha rohkem lahti, sest mul ongi olnud see mure, et ma tunnen, ma olen hästi kinnine või nagu ja sellest ongi see, et ma ei veni väga nii. Ja kuidagi ma tundsin täiega, et ma tahaks siia peale ühe venitustunni teha. Sest ma tunnen praegu, et mu keha on hästi selline plastiline ja nagu lõtv. Et mitte lõtv, aga nagu selline nagu tunnen nagu puhanud. Jah, otsin see sõna. Nii et, wow. Ma ei oleks aibanud, et sellest nii palju tuleb. Erast mul on tunne, nagu ma võiks kõike teha. Nagu üldjumal näiteks ma ei viitsi teiste tunde asendada. Ma olen täna mingi, davai, teeme. Nagu, ma ei tea, mingi uus energia, täiesti haige. Ja siis oligi need AirPodsi karbid ka. Ma olin mingi, alguses ma olin mingi, nii pettunud, eks ja siis terve aeg ma olin, suva. Sellist karp, ma lähen ostan uue. Vahet pole, kõik on hästi. Ja see korda. Ma räägin, the minute sa annad sellele asjale positiivse energiat vastu, toimuvad muudatused. Crazy. Ma ei vloginudki, aga ma käisin ausalt trennis nagu näha minu olekust. Nii et nüüd lähme Kristiinasse, ostame paar asja ja siis lähme koju. Kui on Tallinnast võite või kuskilt mujalt, siis saate teise linna minna puhkama. Kell on taas kord, ma pakun, et äkki 1. Ja on aeg vaadata, mida me täna siis siin räägime. Update ka siia. Ma tegelikult käisin Kristiinast siis erinevad asju ostmas ja ma olin mingi, kui ma juba siin olen, ma pole väga mu šopanud. Ärge pange tähele, see on väga must, see on mu Fake Tanni pluss. Ühesõnaga, et ma pole ammu šopanud ja ma tunnen, et ma olen väsinud oma riietest ja ma tahaks mingit värskendust. Ma ei leidnud mitte midagi. Ja siis mul tuli meelde, et ma viimased 2 aastat, võib-olla isegi 3, olen tellinud peale selliseid hullemaid esinemisperioode. Olen teinud nagu endale kingituse ja tellinud Shane'ist mingid asju, mis nagu värskendaks mu kappi. Ja siis ma olingi mingi, aga ma ei ole seda see aasta teinud ja võib-olla peaks. Ja siis ma ütlesin koju, ma leidsin kõik asjad, mida ma tahaks. Ja siis ma olen mingi, aga kas mul on neid nagu päriselt vaja? Mul on mingeid asju, mida ma tahaks juba pikemat aega, aga pole jõudnud selleni, aga kas ma saan niimoodi nendelt hakkama?
ilmselt küll. Pole vaja. Kuigi tegelikult võiks. Aga pole vaja. Aga võiks. Ja siis ma mõtlesin sellele. Uued riided. Dyson tormimäe. Ja siis ma sain aru, et okay. Me oleme sealmaal oma eluga, kus ma otsustan, kas ma jätan ühe Sheini tellimuse vahele, kogun natukene ja saan endale ilusti Dyson tormimäe osta või siis räätken raha riietele ja ma valisin tormimäe. Uskumatu. See on see aasta mul üheks väga suureks eesmärgiks ja ma kindlasti teen selle tulevikus nüüd siin ära. Ma olen mõelnud ka sellele, et minna poodi ja osta mingi tavaline varstolmimäe, et see ei pea olema Dyson. Aga ma tahan. I wanna be that bougie bitch. Ütlen ausalt, ma tegelikult ei tea, kas Dyson on tõesti parem kui teised. Aga ma olen see reklaami ohver, kes on nagu, aga Dyson on ju see Dyson. Ühesõnaga, nii, lähme pärtmike juurde. Mida ma siin patran? Kirjutage üles 3 asja, mis sind täna õnnelikaks tegid. Ma ütleks, et see floating, sest et mul tekkis räige energia. Floating. Siis ma paneks massage. Oota, mingi asja peale. Ma naersin siis, kui me Kritiga vaatasime meie miistu kalendrit ja... ma panen Krit. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Vahepeal on kehal vaja restarti. Et siis nautida asju, mis sulle meeldivad päriselt ka. See on lihtsalt selle pondiga, et nagu mul tihtipeale on see, et vahepeal mul tekib sellist hetki, kus ma ei viitsi näiteks ära tunde anda ja siis ma olen ka mingi, ma tunnen, et ma ei ole endast nagu piisavalt. Aga täna mul ikka peatage mind keegi, tähendab, ärge peatage mind keegi. Jääb see floating, kui sa oled stressis ja väsinud, mis iganes, mine tee üks floating ja sul on restart kehale tehtud. You welcome. Mis siin inspireerib? Miks? Inimesed, loodus ja päike inspireerib. Mina ise inspireerin ennast. Jah, võt nii. Loomad. Ütlen ausalt. Okei, ei. Tahtsin öelda raha, aga raha motiveerib, mitte inspireeri, okei? Miks? Iga inimene, tegevus, asi, loom annab edasi mingit emotsiooni. Ma ei tea, ma oska vastata selle. Okei. Õhtused jutukesed on tehtud ja ma lähen nüüd magama. Tere hommikust, käes on reede ja mina suundun hetkel tegelikult ühele pakile järgi ja siis ma lähen free flow'sse, mul on seal venitustund. Siis me läheme Simona juurde. Me läheme tema kassiga tuttuma ja ta võttis ühe kiisu pojakese ja nüüd siis jääsage. Ja siis ma tulen koju, sätin, siis ma lähen oma sõbrannadega välja. Me läheme sööma, me läheme sinna Sander Õiguse stand-up show'le ja siis jaa. Kas sa läksid jemme koisu? Issa mu kassiär. Pupsukene. Miekadot kulmud. Papa. Iisu. Sheinist sellised asjad, ma ei tea, kas teil on olemas. Mina olen igatahes valmis minema. Me lähme siis kõigepealt mererestusse. Teeme seal väikse kokteili, sööme ja siis lähme edasi show'd vaatama. Ja sul seljas on üks ütte, kohe näitan. Mul on seljas see väike kleidike pükskostüüm ja siis väike kotike ja saapad ja. See sülemine huul blokeerib sinu hingamisteed. Tegelikult kirjutati kaebus elupäev 24. Hommikust käes on laupäev ja mul on üle pika aja täiesti vaba laupäev. Ma naudin seda tudumaks. Täna päike paistab. Lumi on juba enam sulanud, aga samas midagi on, ehk siis nagu ilus. Kõik on ilus. Ja mis ma siis mõtlesin? Ma ikkagi tahan endale tormimäed. Nüüd ja praegu. Ja ma tegin siis siin mingid researchid ja mulle väga meeldisid 2 tormimäed.
kui te küsite, kas 11 on Dyson, siis ei. Nii palju, kui ma ikkagi arutasin ja mõtlesin, siis mul ei ole seda Dysonit vaja. Kui ma tahaksin mingisse asja nii palju raha panna, siis see peab olema asi, mida ma kasutan nagu töös väga palju. Aga kuna see on tolmuimeja, siis ma ei leia, et ma peaks 7 sööti selle peale panema. Nii et, ja pluss nagu see Dysoni välimus ei ole ka see päris. Seda ongi nagu see, et ma tundsin, et miks ma tahtsin kõik Dysonit, sellepärast, et kõigil on Dyson ja Dyson nagu Dyson, eks ju. Aga tegelikult saab ka palju vähem rahaga sama hästi toimiva tolmuimeja. Nii et, mis mu plaan on? Ma lähen käin korra Euronixist läbi. Seal on üks Samsungi oma, mis mulle jäi kohe silma. Ma vaatan korra selle ära ja siis ma lähen edasi K-Rautasse ja seal on mul üks, võib-olla isegi 2, mis mulle nagu jäid silma. Vaatan need ära ja siis ma teen otsuse, kas ma võtan K-Rautast või ma võtan selle Euronixi oma. Hinna poolest on täpselt sama, nii et mul otseselt vahet ei ole, lihtsalt ma tahan näha, kumb mulle päriselt meeldib. Nii et selline väga adult hood day, nii et lähme ostame asju ja siis K-Rautas üldse on ju väga palju igast erinevad asju. Ma tahaks tegelikult, ma olen otsinud juba, ma arvan, 1,5 aastat omale uut taime koju, sest nagu mul just see vana suri ära, kes kunagi mäletab. Ja võib-olla ma saan sealt. Ma ei tea. Ja pluss üldse mingeid võib-olla nipet-täpet asju on vaja. Nii et lähme väiksele shopping teile. Euronixis käidud, see oli väga nuino. Nii et ma vaatasin just teist Samsungi oma, mis oli 400, ma mõtlen, ma ei pea, mul ei ole vaja tegelikult resita nii palju mingi tolmuimeja. See teine oli 298. Nii et ja ma lähen nüüd siis K-Rautasse. Ja see on minu teine tibu. Ja ma olen nii kahel, ma ei suuda otsustada. Nii, tegin otsuse ära. Ma lähen ostan ikkagi selle Samsungi oma, kuna see tundus mulle ikkagi parem. Ta oli kergem, ta oli ilusam, hinnamõttes sama, võimsus sama. Ja siis kuna ma sõitsin seal Roka seal ringidel mingi, ma ei tea, kus X kohtades, siis ma olin mingi, okei, ma siis valesti, ma oleks pidanud tegema ümberpöörda, et kuidagi Rokkast tagasi saades, ma saan aru, et Kristiinas on ka see, nii et ma lähen ikkagi lõppkokkuvõttes see, kus ma tahtsin osta oma tolmuimejat, ehk siis Kristiina ja Euronixist, sinna ma ka lõpuks lähen. No vähemalt sain natuke seigelda ja vaadata ringi. Ja K-Rautast midagi muud ei ostnud, sest et ma tundsin, et okei, ma tahan kohe seda tolmuimejat osta ja selleks ma pean minema Euronixisse ja siis ma korraks vaatasin see ringi, aga nagu ma pigem olin see, et ei, ma tahan tolmuimejat. Nii et taime vaatasin ka, aga seal ei olnud. Nii et sellised lood. Jep, see on minu baby. Palju kompaktsem, mulle tunne. Ja ilusam. Nii, kohe avame selle tolmuimeja, aga mul tuli meelde, et Marsana saatis mulle paki ja ma olin täpselt Kristiinas, ma mingi ja vaadake, väga ilus package. Ossa, niuke pesupuhastusvahend. Mis meil siin siis on? Siin on meil siis laundry detergent. Nii, see on siis pesupesemisvahend. Ei mingit segadust. Nad saatsid mulle kirja ja siis nad seal seletasid, mis see täpselt on. See on põhimõtteliselt nii, et sul ei ole nagu pesuvahendit kui sellist vaja, vaid lihtsalt puhastusleht, ütleme nii. Ja mis ta siis teeb, ongi see, et ta lahustub seal sees ära ja puhastab ja kuna mul on täna selline kodune päev, kus ma koristan ja toimetan, siis ma arvan, et me võiks seda ilusti kenasti proovida ka. Võt. Aga siin on, kas see lõhn? Ja siin sees on selline nagu pesupulbrile. Aitäh, Marsana. Nii, aga vaatame siis seda tolmuimejat ka. Nii, ühesõnaga, kui te küsite, mille järgi ma lõpuks selle otsuse tegin, siis tegelikult oli see, et hommikul ma teadsin, et ma tahan seda, mis on seal K-Rautas. Ja siis, kui ma võtsin auto, ma olin mingi ottaga, käiks just in case Euronixist läbi, ma tahaks seda Samsungi oma lihtsalt näha. Ainukene pluss, mis oli sellel K-Rautal, oli siis see, et ta kestab lihtsalt kauem, tund aega. Samsungi oma kestis kuni 40 minutit. Siis ma olin mingi, no teine on just parem, kuigi kõik muud asjad olid need samad. Nii. Siis läksin sinna Euronixisse, nägin seda, ma olin mingi, that's cute. Ja väga mõnus ja mugav. Ja siis ma läksin sinna K-Rautasse. Ja siis ma võtsin selle. Ma juba tundsin, et ta on nagu mitte nii kompaktne, sest ta oli nagu laiuselt nagu seal ülevalt nii suur. Et, oh my god, et kui Samsungi oma on nagu rohkem niimoodi, siis see teine oli rohkem niimoodi. Mulle tundus lihtsalt Samsungi oma kompaktsem. Siis samamoodi nagu
käes hoida oli Samsung oma palju lihtsam ja visuaalselt minu arust nägi Samsung oma natuke ilusam välja. Ja siis ma olingi seal poes mingi, et aga ei äkki. Ma tundsin seda, et teate, kui nagu sa küsid kellegi arvamust ja siis tegelikult sa tead, mida sa tahad. Ja siis nagu ma sain aru, et see hetk, kus ma küsisin, et mis te arvate, kumb võiks olla, siis ma sain aru, ma tundsin, et ma tahan, et nad ütleksid Samsung. Ja siis ma sain aru, okei. Ja. Nii et isegi kui see teine oli võib-olla sutsu võimsam nagu aku mõttes, siis ma arvan, ma tegin õige valiku. Nii et vaatame seda. No vaadake. See on minu uus tipsu. Ja ta natuke meenutab Dysonit, ei või? Mul on näiteks teisel... Issand jumal. Veits häiris ikkagi see, et seal oli see avatud osa ja seal oli see mingi punane või see... Ja, ta oli vist nagu kole. Mulle meeldib pigem, kui asi on nagu tumedam, et siis nagu ta ei lähe nii kiiresti mustaks. Või noh, ma ei tea nagu... Nii. Vabandust, ma tahaks siit seest veel asju saada. See on siis see laadimispunkt, ma saan aru. Aga nüüd ongi see, et ma ei taha seda seina. Siis siin on erinevad otsikud. Läheme siis selle sõbra kokku. Nii. See käigus siia. Nii. Ma sain ta kokku ja... Kell on seal maal, kus ma vaikselt hakkan magama minema. Jutan ausalt. No nii tore on olnud olla kodune. Mis sest, et ma käisin nagu seda tolmuimet ostmas ja kõik, eks ju. Ma nii naudin need nädalavahetused, kus ma saan kodus olla, sest neid ei ole mul väga palju. Nii et, ja, enjoying the life, okei. Aga kui ma siin nüüd vlogin ja midagi võiks ju vlogida ka või noh, näidata siis kirjuta üles 3 asja, mille üle oled kõige tänulikum. Ma panen niimoodi, mis mind siis nagu, kuna ma ei saa iga kord panna sama asju, siis ma panen, mille eest ma olen tänulik. Ma olen tänulik raha üle, sest et tänu rahale ma saan osta ilusaid asju. Siis tänulik olen puhkuse üle. Millele olen ma veel tänulik on sõbrad. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Väiksed asjad teevad nii õnnelikuks. Sest nagu reaalselt, no, ma ostsin tolmuimeja suht lamp, aga mulle ei meeldi väga koristamine, aga ma päriselt naudin tolmuimejast selle masinaga. Kas oled hiljuti teinud mõne hea teo? Millisel? Ainukene, mis mulle kohe meenub, on see, et ma annetasin lastefondi. Oot, pöörame nüüd uue lehe ja ärme vaata, mis siin on. Aha, siin on midagi uut. Selge. Ja lähen siis magama. Tere hommikust! Käes on pühapäev ja on trendide päev. Ehk siis commercial ja strip ja rohkem jällegi. Ärge pange tähele, nõudepesumasin töötab, aga siin ma olen, käes on öö juba. Ja olen kõik oma rituaalidest ära teinud ja võtame ikka selle märkmiku ette, nii palju, kui ma jõuan seda täita. Aseta end esikohale on minu praegu ülesanne. Ütlen ausalt, ma olen seda teinud aastatega aina rohkem ja mulle meeldib see, aga ma saan aru, et mida rohkem seda teen, seda rohkem tulevad inimesed ennast puudutatuna ja võib-olla rohkem konflikte, aga siis ongi see, et aga I choose me. Nii, keskendu sel nädalal otsuste tegemisele. Mõtle ja analüüsi, kas toetad oma tegevustega rohkem teisi või ennast. Sea end esikohale ning näita end energia ja positiivsusega. Ning täida, ma näita end. See on hea nii sulle kui ka su lähedastele, sest edasi saad anda vaid seda, mida sinus on. Faktid. No ma pean siis seda täitma nädala lõpus, ma arvan. Ja, nii et ma jälgin siis, et ma järgmine nädal asetan ennast esikohale.
super. Nii, aga ma ei saa seda ju praegu täita, sest ma ei ole seda. Okei, nii. Aga teeme siis 300. Kirjuta üles 3 asja, mis sind täna õnnelikuks tegid. Trennid, sain YouTube'i video valmis ja joosa. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Ma ütleks niimoodi. Mul on praegu nii nagu kontrolli all elu, nii kuidagi mõnus on olla, et korras kodu toob nii palju rohkem positiivset ja rahulikku energiat, sest tihtipeale ma ei jõua koristada nii, nagu ma tahaks. Ja praegu mul on olnud ju aega nagu nädalavahetusel ja praegu koristada ja nagu nii mõnus lihtsalt. Nii et jah. Millal oli viimane kord, kui tegid midagi esimest korda? Eile, kus ma imesin esimest korda varstolmuimejaga tolmu. See läheb esimese korra valves, okei? Nii lamp. Ühesõnaga on aeg magama minna ja rääkida teiega homme. Tere hommikust, käes on esmaspäev ja minu esmaspäev algab sellega, et ma lähen nüüd ühte venitustundi ja see on nagu eratund. Ja mu eesmärk on siis, see on täiesti uus inimene ja mu eesmärk on siis saada veel mingeid uusi harjutusi, mis aitaksid mul siis kiirendada seda spagaadiprotsessi. Nii et ma olen väga elevil. Ja siis ma lähen free flow'sse, mul on seal eratund. Ja siis ma teen kontorit ja siis õhtul on showpop. Ühesõnaga vennitustrenn tehtud, see oli intensiivsem, kui ma arvasin. Ja ma veel mõtlesin, et ma lähen pärast pilatesesse, aga ei. Sellega tänal piirdub, kui ma tahan veel täna filmida ja anda oma trenni ilusti ja kvaliteetselt, siis ma pean tänaseks treeningutega tulema nagu piiri. Aga see oli nii mõnus ja nagu ma tundsin, et see oli nii intensiivne, et see toimis ja me tegime jalalööke ja ma ei ole mitte kunagi näinud, et mu jalad nii sirgelt nii üles läheks. Mitte kunagi. Ma olin mingi, ma nägin ja ma olin nagu that's me? Ja nagu kõik, mis ma sain sealt tagasi ja kõik see nagu andis mulle nii palju motivatsiooni juurde, et siin ei ole mitte midagi katastroofilist ja see on võimalik. Nii et ma proovin sellele füsiolle, kes ma aasta tagasi ütles, et ma ei saa spagaati maha. I'ma prove him wrong, sest ma saan maha ja ma olen väga determined. Nii et issand, kohe nii palju good energy't on sees kohe. Tere ilisõhtut! No ikka võtame selle päeviku ette, kui midagi muud vlogid ei ole, siis seda ikka. Teate, ma pean ütlema, et ma sellest olen pannud ennast rohkem esikohale, et näiteks kogu see venimise teema, eks ju. Ma võtan eesmärgi ja ma sean ennast esikohale. See venitustrenn oli imeline ja ma räägin, ma ei ole mitte kunagi näinud, et mu jalg oleks nii kõrgele läinud ja ma olin mingi okei, see on isegi võimalik. Ja reaalselt sealt ära tulles, mul oli kohe see mõte, et läheks uuesti ka füsio juurde, et uurida, et kas see on üldse võimalik, et ma võib-olla ei saagi teha kõiki need asju, eks ju. Ma sain täna kinnitust, et ma lihtsalt pean natuke rohkem vaeva nägema, mida mulle ka muidu öeldi, aga see on täiesti realistlik ja võimalik. Nii et ma sain mingid harjutused, ma sain aru, millega ma pean rohkem tegelema. Nii et sellest ma asetasin ennast praegu esikohale, et ma tegin omale olulisi asju. Mul oli täna üks olukord, kus ma tundsin veits, et jälle pole piisavalt midagi teinud hästi kellegi jaoks. Ja ma seisin enda eest ja tundsin lihtsalt nagu, et see pole aus praegu. Ma ei tundnud, et mind rünnatakse, aga ma tundsin, et see ei ole aus. Ja, nii et tehniliselt vastatasin siis ka ennast esikohale. Ja, vot, nii. Aga kirjuta üles 3 asja, mille üle oled kõige tänulikum. See, et ma saan trenni teha reaalselt. Sihikindlus. See, et ma lihtsalt nagu võtan kätte ja lihtsalt teen ära. Ma ütleks õpilased. Sellepärast, iga kord on see erinev, mis ma sellel hetkel tunnen. Sellepärast, et tänu neile ma saan teha seda, mida ma armastan. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Kui sul on midagi ilusat öelda, ütle seda. Las ma seletan. Ma olen viimastel aastatel läinud selle mindseti peale, et kui ma näen midagi, tunnen midagi, mida ma tahaks öelda, midagi positiivset, mitte kunagi negatiivne, pole vaja öelda. Kõik, mis on positiivne, ma tunnen, et miks ma hoian seda enda sees, ma tahan öelda seda inimestele. Ja väga tihti ongi olukordi näiteks, kus
võib-olla sa mõtled millestki nagu, oh my god, tal on, ma ei tea, nii ilus näonahk praegu ja sa ei ütle talle seda. See inimene võib-olla vajaks praegu väga seda komplimenti. You never know. Ja samamoodi ma tunnen nagu näiteks, et noh, kuna mul on õpilasi nii palju, siis ma ei jõua sellist nagu individuaalset feedbacki nii palju anda. Ja täna ma lihtsalt nägin paari asja, ma olin nagu, tead, ma tahan mõnele õpilasele kirjutada midagi. Sest ma tundsin, näiteks kui ma näen, et inimene nagu on arenenud tantsimises, siis ma tahan seda ju talle edasi öelda, et tead, ma näen, et sa oled arenenud ja see on väga tore. Sest ma tunnen, et õpilasele sa kindlasti nagu motiveerib, kui sa saad oma treenerilt mingi sellise tagasiside. Ja siis ma kiirutasin paarile õpilasele, kelle ma lihtsalt nagu nägin midagi täna, mis ma olin mingi wow, või nagu lihtsalt tänasin neid. Et nagu see ei olnud see, et nüüd ma valin kellegi välja, vaid lihtsalt oli see, et ma tahan sulle seda öelda. Et nagu ma lihtsalt tundsin seda, et ma pean seda ütlema neile, et nad saaksid aru, et ma väga väärtustan neid. Ma väärtustan kõiki oma õpilasi, ärge üldse mõelge niimoodi. Lihtsalt nagu olid mõned õpilased, kelle puhul ma nägin, et oh my god, te olete nii palju arenenud ja ma pole seda niimoodi tähele pannud ja nüüd seekord nagu panin täiega ja ma tahtsin seda öelda neile. Ja, võt, nii. Mida sa teeks, kui sa ei peaks aasta aega töötama? Puhkaksin, reisiksin, kindlasti tantsiks, ütleme, et siis on see tantsimine nagu hobina lihtsalt. Veedaks aega pere ja sõprade ja kassidega. Issand, kui halb mu käekiri on. Vot. Tere hommikust, käes on teisipäev. Mu hommik pidi algama tegelikult ühe eratunniga, siis see jäi ära. Siis mul tuli sõnum, et mul tuleb pakk. Nii. Ja see pakk tuleb täpselt niimoodi, et vahemikus 13.47 kuni 15.47. Mul hakkavad küüned 14.30. Ma mõtlesin kohe algusest, kui mul eratund ära jäi, et ma lähen siis sinna stretchimise tundi. Ja siis ma olin mingi, ei, aga äkki siis mul on see 20 minutit seal võimalust, et äkki see pakk tuleb. Ja täna ma otsustasin, nagu Märkmik ütles, ma asetan ennast esikohale. Ma ei sea oma plaane mingi paki järgi, vaid ma lähen stretchima. Ja kui nad helistavad mulle, kas te olete kodus, mitte nii? Ja nii ongi. Nii et, valin täna ise ennast. Ja siis pärast lähengi küntesse ja siis lähen tagasi Free Flow'sse ja õhtul on siis Simona trenn. Hils. Ja, võt. Teate, mis mul täna oli? Kui meil oli siis päeval see stretch and tone'i trenn, siis mingi hetk ma tundsin, et mu vasakpõlv on mingitel hetkedel nagu mingi teravam valu tuleb sisse ja ma olen mingi, mida? Ja siis ma unustasin ära selle. Ja siis nüüd, kui oli Heelsi trenn, siis ma tundsin seda uuesti, kui ma mingites asendites olin. Ja ma arvan, et see ongi seotud sellega, et kuna ma käisin seal venitustunnis, mis oli väga intensiivne, võib-olla mingid lihased said tööd, mis pole varem saanud või oligi, ma venitasin midagi lahti. Ja kuna oli päris intensiivne päev eile, et peale seda oli üks erakas kohe, siis ma mõtlesin kavasi, siis oli show hip-hop ja siis kohe täna veel üks trenn ja siis õhtul veel üks trenn. Et keha on väsinud ja valus ja siis ta näitabki märku, et kuule nüüd on aeg korra. Nii et mõtlesin kohe. Esimese asjana teeme endale ühe joint kollageeni joogi, sest mul ei ole alati meeles juua seda ja see on alati hea reminder, et ja siis ma võtan oma massaaži selle aluse, teen kõik jalad läbi ja õnneks mul homme ei ole otseselt trenni, mul on ainult üks proovikene, aga ülejäänud õhtu saan siis olla trenni vabalt, et siis saaks rahulikult taastuda. Ots edasi. Kell on 1. Ma ei pidanud seda tegema, aga järsku tuli mul tuju laulda ja tantsida mööda tuba ringi ja seda ma tegin viimased pool tunni. Ja siis ma saan aru, et ma ei koristanud mingid asju lõpuni ära. Kuidagi kõik jäi poolikuks, sest ma lihtsalt I was feeling it, okay? By the way, need küüned ei ole need tavalised ombre need, vaid need on chrome küüned, ehk siis need on sellised nagu veits space või nagu ma ei tea, miks te näete? Nii. No tipukene fokusseeri, ei taha tema fokusseerida. Ei taha. Mul on hea meel, et ma selle märkmiku praegu, seda märkmiku täidan, siis ma tunnen, et ma saan ka päris vlogidele õhtuti ka. Tihti peale ma olen mingi, mul pole midagi näidata, ma söön ja vaatan telekat ja monteerin.
nii ma ikka väitan. Aga kas ma täna asetasin ennast esikohale? Ja kogu see pakijama ja siis see, et mul see põlvad oli, panin ennast esikohale, kuulasin enda keha, rohkem vist mitte. Kirjuta üles 3 asja, mille üle oled kõige tänulikum. Nii jätkuvalt ma panen siis üles mitte üleüldiselt, vaid just praegu hetkel ma tunnen selliseid emotsioone. Laulmine, nagu te ei kujuta ette, kui kaua ma uskusin noorena seda, et mul on nii kole lauluhääl ja see ei ole mõeldud laulmiseks. Ja mida aeg edasi, seda rohkem ma saan aru, et tegelikult ma oskan laulda ja ma laulun väga ilusti. Nagu kui te kuuleks seda demo, mis ma salvestasin sellel, kui ma seda väikest Merneitsi lausin, oh my god, see on nii ilus. Ja ta nagu, ta editis seda väga-väga vähe, sest see oli minu päris hääl. Nagu siis, kui ta lasi mulle seal ja see, kui ma sain selle kätte, ma olin mingi nad põhimõttavad. Ma oskan laulda, eks ole, nii et kui keegi tuleb minu ütlema, et ma ei oska laulda, siis. Nii. Siis mille üle ma olen veel tänulik täna? On ikkagi tervis. Et täna oli mul see põlvescare, et nagu mingi oh my god. Ja minu keha on minu tempel sõnades mõttes ja see on minu töövahend. Ja sellega ei tohi midagi pekki minna, nii et nagu ma olen väga tänulik, et mu keha on suutnud olla nii tugev ja terve. Ja isegi kui on väiksed tagasilöögid, siis ma saan nendest üle. Panen tantsimine. Nii, ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Kuula oma keha. Ta ütleb sulle väga tihti asju. Millist ühte küsimust küsiks presidendilt? Kuhu kaob riigi raha? Maksud tõusevad kogu aeg. Ja I don't see it. Ma ei näe, et me oleks rikkam nagu sellest, et nagu ma ei näe, et meie olukord paraneks. Inimesed jäävad aina vaesemaks. Kogu aeg, et maksame makse. Kellele? For what? Kuhu kaob maksumaksja raha? Panen siia. Tõsine küsimus. Ja selle rändiga ma lähen nüüd tüütu. Okei. No tere. Käes on kolapäev. Loto kolapäev. Ja mina suundun hetkele FreeFlow'sse. Mul hakkab seal üks proov. Ja seoses selle prooviga ma pikendan seda vlogi 1 päeva võrra. Et kuna meil homme sama proov, siis ma panen mõlemad proovid samasse vlogi. Ja siis ma teengi kontorit, kuniks ma lähen õhtul näohooldusesse. Õige tore on ka vlogida, kui nii ilust näha nahka on. Tere õhtust! Okei. Ühesõnaga, ega ma õhtul ei olegi midagi rohkem vloginud, sest et tulin näohooldusest. Natukene on nagu punane, aga kui imeline on ka näohoolduses nii, et sul on nagu põhimõtteliselt korras. See on imeline tunne, et kui sa filmid ennast, siis sa ei näe, et nagu sul ei vaata vastu mingi 10 000 punni, vaid lihtsalt, ühesõnaga, imeline tunne. Nii, lähme aga päeviku juurde. Kirjuta üles 3 asja, mis sind täna õnnelikuks tegid. Ilus näonahk. Ma mõtlesin, et ma ütlen seda hommikul, aga teadmine, et tänasest olen mina ametlikult ilma vahvralehtedeta autojuht. Sain ägeda uue tööülesande. Ma tean, ma olen crazy. See on lihtsalt mind-blowing, kui haiged asjad mind väga õnnelikuks teevad. Nagu mulle anti üks tööülesanne, kus ma pean umbes mingi 2 tabelit panema kokku, hakkama selle võrdlema. Ja ma sain selle õhtul mingi 5 paika, eks ju. Sain selle kätte, et mingi tavai, et noh, et järgmise nädala lõpuks peab see olema tehtud. Et siis on see mingi, noh, et see ongi kuupäeva ka, et siis saaks seda ära teha. Ja siis ma reaalselt olin mingi, et ma tahaks seda juba praegu teha. Ja for real, ma tulin koju. Ja ma hakkasin seda tegema. Siis see on nii põnev. Ja mul lihtsalt praegu pooleli, sest no tegelikult pole tööaeg, eks ju, Maarit. Nii et ma ootan juba homme, et ma saaks minna kontorist seda teha. I'm crazy. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Ja hoidke oma lemmikloomi. Lihtsalt kui ma näen, et kellegi jälle kuskil keegi kaotab jälle oma lemmiklooma, siis lihtsalt see läheb mulle nii hinge alati. Ja ma lihtsalt hommikul ma ütlesin nagu, mul tulid pisarad lihtsalt, kui ma mingid videosi nägin. Ja nagu I love you, baby. Ja kust leiad enda jaoks rahu? Täna ma saan aru, et teate, kus on minu rahu? Siin kodus. Et mulle meeldib see fakt, et ma olen terve päeva hästi sotsiaalne, käin igal pool ringil, aga tulen koju
ja siin on ainult Joosep ja mina ja me oleme rahus ja vaikuses ja keegi ei tülita, keegi ühesõnaga, siin ongi minu rahu. Ja nüüd tegid ka mingi, aga kui sa ütled, et ainult sina ja Joosep, siis sa ei lasegi ühtegi meest oma see jälle see vana hea bullshit, et mingi, kui sa räägid, ma ei väida, et kui siin oleks ka härra, siis mul oleks ikka tore, et ma tunnen siia, kus on rahu. Nii et see equation ei tähenda alati mina plus Joosep võrdub rahu, see võib olla ka mina plus Joosep plus härra X võrdub Y, ühesõnaga jägnas. Ma panen siis kodust. Aitäh, et tulite minu päeviku täitmisesse ja näeme hommikul. Tere hommikust, käes on neljapäev ja ma saan ametlikult öelda, et ma võin tänases sõita ilma vahtralehtedeta. Kuidagi nii crazy, et aeg on nii kiiresti läinud, et järsku ongi 2 aastat möödas sellest juba, kui ma load sain. Ja of course, ma leian alati põhjuse, miks tähistada, nii et ma lähen ostan ühe koogikese täna kontorisse kaasa. Ja ühesõnaga ma lähengi Free Flow'sse hetkel. Mul on seal proov, seesama proov, mis mul eile, täna puhastame. Ja siis on väike pausike, kus ma saan tööd teha ja siis ma lähen massaaži. Ja siis mul on jälle väike pausikene ja siis ma lähen girlisse täna trenni. Ja. I'm number one. I'm the only one. If I was your girlfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never. Tere hilisõhtut. Kell on 1, tegelikult 1:30. Ma tegin just uue video valmis YouTube'is ja reaalselt ma olen hoos. Detsembris 6 videot. Jaanuaris on praegu juba 5, tegelikult on 6. Või mul oli üks tantsuvideo, aga see ei lähe väga arvesse. Aga ütleme nüüd 5. Ja täna on alles 24 jaanuar. Ja ma olen väga kindel, et ma saan ühe video veel. Ma loodan. Teeme ruttu selle ja tegelikult on aegas vlog kokku tõmmata. Nii et ühesõnaga. Nii, kirjuta üles 3 asja, mis sind täna õnnelikuks tegid. Nii, Joosep. Sain video monteeritud. Sain oma õele ühe pakkumise. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Kuna ma just monteerisin videot, siis vanna hea. Raske õppustel, kerge lahingus. Mis ajab sind alati naerma? Mingid teatud minevikus situatsioonid. Naljakad videod. Sari Friends. Nüüd ongi tegelikult aeg see vlog kokku võtta. Ma väga tänan teid, et te vaatate ja olete jäänud truuks ja ühesõnaga kõike seda veel, mul on 2% jakut, okei, ma teen kiiresti. Ühesõnaga, järgmises vlogis. Kuidas lähevad uued showd? Kuidas läheb meie Free Flow õpetajate väike pidu? Mis veel? Kuidas läheb meil podcastis salvestus number 2? Kuidas läheb mul Free Flow esinemine? Kuidas läheb meie One Directioni pidu minu õpilastega? Kuidas läheb mul tehnika intensiivis ja Diana workshopil? Ühesõnaga seda kõike ja palju muud näete juba järgmises videos. Nii et mina tänan ja näeme juba varsti. Tšau!